Tallinnas hommikul. Aga mul on see väikse unboxingu. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Me oleme siin omadega Tallinnas. Hommikupoole ma filmisin reaalselt seda, kui me läksime ja siis natuke nüüd siin Bauhausis ja nüüd me lähme Ikeasse. Ja ütleme nüüd, et seiklusrohke on see lapsega niimoodi minemine. Seik läks hästi, aga kuna ta on nagu juba selline, kes tahab liikuda, siis Bauhausis läks miljonniks ja võistluseks, sellepärast et ta tahtis maha saada ja siis ma lasin ta sinna maha ja siis ta sai ütleme nüüd väga mustaks. Teeme siis väikse reality checki. Me oleme siin Ikeas olnud mingi, ma ei tea, mitte tundi. Ja nagu kuulete, Leo poiss on väga väsinud. Ja viimased tund aega põhimõtteliselt jonninud. Tere hommikust, mina jälle siin autos, aga nüüd ma lähen siis kulmudesse, lasen teha oma kulmud korda, sest need on juba viimased pool aastat on suht lappes. Aga ja, kell on mingi 11:30, oleme hommikusööki ära söönud. Eile läks päris pikale. Me jõudsime koju mingi 9 paiku ja siis oligi, et Leoga natukene tegelesin ja siis viisin ta tuttu, aga ta ei jäänud kohe tuttu, ta seal mingi lalises oma toas, või noh, mis oma toas, meie magamistoas, aga voodis lalises veel oma mingi tund aega, nii et alles võib-olla pärast 10 jäi magama. Aga noh, õnneks ta ei karjunud seal ega midagi, ta lihtsalt lalises. Oot, ja nüüd siis lähen käin kulmudes ja lähen käin poes, sest Leol on vaja mähkusi ja siis vaatan, äkki käin kuskil veel, oleneb kõik, mis kell mul kulmud läbi saavad ja siis veel näitan teile pärast, mis me siis Ikeast ostsime. Kulmutes käidud nüüd poodi ja koju. Väikse hauli, mis ma ostsin, käisin hinnapommis, ostsin levette, siis sellise pitsa. Saame teha total taste'ist jälle, et siin on mingi gingerbread maitsega tehtud ja siis candy corn, ei candy cane maitsega. Ja siis neid ma olen maitsnud, nii et need mulle vist leedivad, ma ütlen need ka. Need on siis salted caramel peanut. Ja siis rimustasin Leole mähkusi. Ja siis nägin, et lõhe oli vist, jah, lõhe on soolkaga võtsin lõhe meile. Siis pole vist ammu saanud seda. Mulle täiega meeldib see. Et mulle meeldib see, siis võtsin seda. Ühe poolena, sest see oli hea hinnaga, et Ikeas ostsime. Et me ostsime selliseid asju. Mul mees ostsib mingi 10 tükki neid, et siis saab põhimõtteliselt niimoodi, et telefonist nupuvajutusega saame mingid tuled põlema ja üldse nagu mingid selliseid asju. Siis Leole võtsin ühe selle veel, sest nagu kogu aeg seda pesta niimoodi ei jaksa. Sellise jenga vist on selle mängu. Siin on see tärin juba mul ära võetud. Leo sai endale palli. Pann on juba kasutuses olnud, aga võtsime sellise suure uue panni, seda peaks saama ka ahju panna, et kui vajadus sellise väikse potikese
et siis saaks, no okei, need on veel mingid jäljed, sest ma loputasin juba ära selle, aga sellise väikse potikese, et näiteks Leole toitu või siis kui tahan teha, et siis oleks sinna väike potike olemas. Selle pannitoas vee kokku rappimise sellega, et sellised ziplock bagid või mis iganes, et kui näiteks, ma ei tea, tahame kuskile midagi kaasa võtta või sügavasse panna, et siis need ka. Oligi suht kõik, mis me ostsime. Teeme väikse taste testi, siis proovime neid ja siis neid. Esimesena otsin need piparkoogi maitsevad siis. Lõhna on küll nagu reaalselt piparkoogi tainas. Ma arvasin maitsevadki nagu reaalselt toores piparkoogi tainas. Nii et kellele meeldib toores piparkoogi tainas, siis need on väga sarnased. Nüüd siis need. Maitsevad reaalselt täpselt nagu see candy cane ehk siis pipar mingi sellise maitsega. Ma ei tea, need ei ole minu lemmikud. Need on sellised, et no teed kah, et jõuluhõngu. Aga minu lemmikud nendest Dave & Jones tatlites on ikkagi need. Ja siis tegelikult need vaneelisõijaamad on ka päris head. Aga need on mul lemmikud ja tegelikult mulle meeldivad need arbuusiomad ka, et need top on minu topid, aga esimene koht ikkagi need, sest need on reaalselt nagu võib-olla on odavam on osta mingi suur pakk tatleid ja lihtsalt maapähklivõid ja sama teeb välja, aga noh, seda on lihtsam nagu süüa, et ei pea mingi kookima kuskilt või midagi. No nii, teeme väikse unboxingu, et Trade House'ist sai tellitud üks pakikene. No vast saab seda ju. Teeme. Endas kohe midagi välja ka. Aitäh tellimuse eest. Täna sai alguse üks uus ilulugu. Okei. Selline siis sellised asjad tellisin, et see on nende ilu, mis iganes plaatapäevade soft whipped selline. Et dušivaht. Siis kuna mul ei ole olnud mingit jalaviili ja siin Eesti kliimas need ikka lähevad suht kuivaks, siis selle ostsin, sest see ei suudukaga. Siis Fruity ja mingi lipmaski ostsin sellise. Ja siis natukene neid sheet maske, mingi selline. Ja siis 2 sellist Fruity ja oma. Ja see oligi kõik. Ja kõik see kokku läks 22,90. Ja raamatu update'idega siis, et ma olen selle sarja nüüd läbi lugenud. Mul alla viimane raamat on punane, mingi Bad Blood on vist nimi. Ja mulle see sari sitaks meeldis. Ja selle viimase raamatu sees oli tegelikult see sarja 5. raamat ka. Aga too oli selline suht lamp, aga need ülejäänud mulle täitsa meeldisid. Ja ma võtangi endale ühe uue raamatu.
aga jah, see oli mu update siis praegu. Nii, nüüd on õhtusöök on söödud. Lea on mul ju praegu voodis ära pandud, ta veel ei maga. Hommad on tal pestud. Nüüd ma olen siin natukene midagi koristanud. Ja mõtlesin päeval, et nii ilus ilm, et no käin täna jooksmas, aga ma vist ikka ei jaksa lihtsalt, sest kuidagi, ma ei tea, pikk päev olnud ja lihtsalt kuidagi nii läbi tõmmanud ja mõtlen, et kas ma loen või lihtsalt vaatan mingit, ma ei tea, sarja või värki. Jah, ma väga midagi täna enam õhtul ei tee. Ja homme on vaja käia ühel sünnipäeval, lapse sünnipäeval ja siis on mul koolitus homme ja ülehomme, ripsmekoolitus, et ongi teooria on homme ja siis praktika on ülehomme. Et kui te näete siit edasi, siis see tähendab seda, et ma võisin natukene veel kätte, aga kui ei, siis ma lõpetan selle vlogi kas siis homme hommikul või niimoodi ära. Et jah, väga head ööd.